Väljas on ma ei tea, vist üle 30 kraadi ja ka sellist konditsioneeri auru, mis meil enne meenutas. Me oleme nüüd Kalis oma hotellis, aga eile meid juba bussijuht hoiatas, et siin on ikkagi teatud piirkonnad väga ohtlikud. Vaatasime natukene, mis tsoonid siin linnas on, siin on mingid kommuunid, kuhu absoluutselt ei tohi minna. Mingi Ida-Kali on väga ohtlik, aga teeme ikkagi oma esimesed tripid on ära. Me oleme mingis vähe vanemas linnaosas siin ja siin on Kommuuna ja Kalle ja Carrera. Kali pidi olema üks maailma enim rikka, ühesõnaga hästi linnurikkaim linn ja maailmas üldse. Siin on mingi väike selline väike panoraam siis Kalist. Aga sellist linna päris jah ei ole kohanud, seal mööda tänavat tulime enne, ma sealt ei filminud, aga seltskond oli ikka väga-väga kirju. Narkomaane ja kõik oli seal. Ja võib-olla Lissabonis oleme midagi sarnast teinud, aga siin on ikkagi see tassidegi värvilisus ja kõik on, siin on ikka veel kirevam oluliselt. Aga muidu siuke ilus park on siin. No kohalikud ka vist. Üleval pargis selline puu. Sellist pole vist veel näinud on. Mäe otsas on see Kristo Reigu sukuga käis. Me oleme nüüd siis Pascal Guerrero staadionil, kus suku augustis, eks ju, eelmine aasta võistles. Esimene suur võistlus. U20 maailmameistrivõistlused Kalis. Oita, see park on kinni, vaata, sinna ei saa minna. Tuleks midagi magus. Me saime oma Kali esimese linnatripi tehtud, see oli ikka paras lahing. Lahing selle mõttes, et kõik on väga intensiivne siin. Pluss pead jälgima, et sul asjad nagu alles jäävad ja ise terveks jääda ja nii edasi. Ei, laias laastus nii väga hull ei olnud hetkel vähemalt, aga me enam-vähem teame ka, et kus rajoonis me oleme. No ma apsu, mida sööme? Inetit, nagu hea. Me istume praegu siin hotelli selles rõdu peal. See on päris lahe. Enam-vähem selline okei hotell on. Käti ostis sealt ühe magustoidu puuviljamadega. Puuviljasalat siis. See on koos juustu ja mingi kreemiga. Reaalselt riiviski juustu, mis ei ole üldse magus kuskilt otsast, lihtsalt puuviljade peale. Lugesin kuskilt, et see pidi Kalile väga omapära või Kalile omane magustoit olema. Puuviljasalat siis. Muidu oli mingi variant ikkagi jäätisega. Jah, et osades kohtades pannakse veel jäätist ka peale kogu sellele kupatusele. Aga päris maitsi. Jah, ei tule selle peale, et paned puuviljadele liivitud juustu peale. Oleme nüüd siis Kali jõe ääres. Siin on vähe muidu selliseid vanu asju, aga siin tundub üks kirikumaad ees olevat.
näete, minu sünniaastaga kafee. Ma lihtsalt filmin need tänavad, kus ma pean läbi käima. Kuule, nii kitsast tänavast ma olen küll enne läbi käinud või? Käisime või? Võtsime sealt samast kohast salati või selle traditsioonilise puuvila salati, kus eile, eks ju. Aga eile saime, mis hinna veel sai? 4000. 4000, aga oli väiksem ikkagi natukene. Ja ei olnud vahvleid. Nüüd Kati ütles, et tule mina ka kaasa ja pani meile kohe karistuseks topelt hinnana. Nüüd oli 8000. Okei, natuke oli asja juures. Aga jah, et viimased hetked nüüd siin Kalis. Käisime väikse linnatuuril, oli üsna jah, selline jälle intensiivne kõik see värk siin, nagu siin tänavate ka näha on. Ja siis varsti paneme asjad kokku ja tellime Uberi järgi ja siis bussijaama, kuigi seal on ka ohtlik. Aga siis bussijaamast ruttu lennujaama ja seal on jätku vähem ohtlik natukene. Et kiirabi auto, eks ju, korra ta pani mingit häälega signaali ka, aga tal ei ole ju justkui mitte kuskile minna siin. Et selles mõttes ikka hullu maja, no. Istusime siin rõdule, mõtlesime, et tohutu intensiivsus ikkagi, et mina siin küll kaua vastu ei peaks, kui ma peaks siin elama, no. Sõidame taksoga praegu, algul mõtlesime, sõidame taksoga bussijaama ja siis sealt nagu väikse bussiga edasi, aga sõidame praegu. Saime kokkuleppele vist oletis, saime õieti aru, sõidame otse bussijaama. On jah, Kalist välja sõites ainult üks ummik otsa. Et päris hulluks ajaks selline liiklus. Lihtsalt seisame ja seisame. Ja siis tulevad vahepeal, pakutakse seda tuuleklaasi pesemist. Juba laseb suur sirtsu vett peal, hakkab juba nühkima, aga siis kui sa ei taha sellest maksta, siis pead, ühesõnaga paned oma kojamehed tööle, vaata. Et justkui ei lase tal pesta. No Mapsu, kuhu me jõudsime? Santa Martasse. Natuke vaatasime seda, et Santa Marta on siis põhimõtteliselt esimene hispaanlaste konkistadooride nii-öelda asutatud linn siin Kolumbias. 1525, see on umbes siis sama, kui nad selle Kolumbia siin üldse avastasid nii-öelda. Aga jah, et kui riik ise on 213 aastat vana Kolumbia riik, kui nad ise seisvusid ja 1851 oli vist siis orjuse kaotamine, siis see on 1525. Aga muidu jah, siin indiaanlased tegelikult juba umbes 12 000 aastat elan. Et selles mõttes, aga jah. Aga see siia sõit oli lennujaamas, saime küll kohe bussi peale. Aga no see peatus täpselt iga nuka taga ja oli see üks karju laps selle bussis. Me oleme nagu lastevihkad juba kohati. Ja peatuseid ei ole, selles mõttes. See lennujaamas oli peatus ja siis iga 10 meetri tagant võib igaüks peale ja maha astuda nagu. Nii et meil see sõit võttis isegi, kuigi oli 17 kilomeetrit lennujaamaga, siis tund läks kindlasti. Võttis, ma ei tea, ma arvan isegi oli mingid üle tunni natuke. Aga siin on jah suur sadam kohe kõrval. Et täna me oleme siin, eks näeb, mis edasi saab, aga midagi oli veel, et ja siis, kui me sealt lennujaamast maha tulime, siis oli 2 imelikku kutti seisid seal bussi ukse ees veel. Need, kas olid järsku taskuorged, ma täpselt ei teagi igal. Aga igal mind üks veel koputas mul selja peale millegi pärast. Me oleme ikka täna siin tänavatoidu peal. Mingi paatipits. Et
Kariibi meri seal paistab. No siin on muidugi jah selline suur sadam, et öeldakse, et see vesi siin kõige puhtam ei ole. Aga nii on. Siin on veel mingi butiik-hotell vastas. Natuke need tänavad justkui meenutavad järsku kõige rohkem Mehhikut, kuigi ei ole käinud, aga käisin korraks siin basseini all, siis sai siin duši ennast ära loputada. Bassein oli küll äärmiselt mõnus. Opsu võtab oma kärnastele jalgadele. Ei, kuule! Väikest, meil on niimoodi ära söödud. Aita oma pärast. Kusjuures keset kali eile, noh. Lihtsalt sõid ära mingid kimalased. Aga jah, bassein oli väga lahe. Siin on väike baar. Siit sai välja. Aga see eesruum on siin juba hästi lahe. Sellised suured võllid. Siin on väike puhkekoht. Vaata, see pilte nägi teile ka päris kihvt. Mulle needis neid, see on nagu mingi Kuuba värk või midagi. Vaata ei teagi, kas meenutab Kuubat. No eks ta siuke Kariibi mere äärne, kuigi kahjuks jah, need rannad siin selle Santa Marta ümbruses ei ole kõige kihvtimad, nagu noh, Kariibi mere mõistes justkui, mida võiks eeldada. Siin saab ka võib-olla arvutiga töötada. Siin on siis teine väikene basseinikene. Et kui ei viitsi üles minna. Ei, see on jah ülilahe siin, aga lihtsalt kuna aeg hakkab, vaikselt see reisi aeg hakkab otsa minema saama maa varsti, et siis hommikul tekkis väike paanika. Siin õhtul need lambid põlesid. Mina ütleme üle ühe või mis iganes. Päris küll. Aga nüüd me jah kõnnime oma sellesse tuppa, mis on teisel korrusel. Siin on väike puhkenurk. Sorumine tuba. See on meie oma, eks. Eile me siin korra istusime, kui tulime sealt rannast. Kihvti värvidega need toolid on. Ma tegelikult juhsta. See kukub veel ülevalt alla. Siin on läbu ja ei tule sinna. No läbu on aga siis. Ei ole valmis. Moobi ja jahe. Siuke mõnus hood oli sellest, aga jah, et see Santa Marta ööelu kostis ikka, kuna me oleme rannal lähedal, siis täiega sisse eile. Pane seda valgust korraks. Ka selline puit lagedega. Mulle meeldib see katusaken. Ja kui seda saab väga hästi siit valgust läbi. Nagu kogu aeg tuli põleks. Ja nagu nende klaasblokkidest tehtud. Ja, väga selle mõttes on nagu iseenesest lähedalt. Siin Kati tegi. Ma olen muidugi paras läbu siin, aga noh, nii on. Siin pole asju väga panna kuskil. Vahet ei ole. Nii, väike ülevaade sellest kohast siis. Ma ütlesin, et tulen vaatame valges korraga siis selle Santa Marta nii-öelda selle pearannas on üle. Aga siin on ikka päris suur sadam kõrval. Päris metsik kuumus on hetkel, ma ei tea, ma arvan päikese käes 35. Siin peaks jah vesi juba kõige puhtam ei ole, aga ikkagi mingid lapsed siin ujuvad. Ja sealt tagapool on siis justkui selline rohkem rand nagu. Aga ikka päris monstrum hotellid on seal. Lähme nüüd oma hotelli juurde, võtame kotid ja siis üritame sinna turu juurde minna, see peaks bussiga saama siis Mingasse.